Ma arvan, et võime alustada. Kell on 4. Tore, et on huvilisi, kes on lähemalt ja kaugemalt või on soovivad informatsiooni saada. Jüri vallavalitsus siis tellis, mul nüüd praegu peaks olema see reklaamiminutit, kes nüüd rahastas fondi ja sellega seda kord veel, et mul ei ole. Tegin seda projekti, et saada lisarahastust ja mille raames siis Kobra viis läbi koostöös Maaülikooliga Järve uuringu ja neid tulemusi siis täna tutvustatakse. Ma ütlen ära, et me võtame selle linti, aga me seda otseselt üles ei planeeri panna, vist võib olema? Me tegelikult arutasime seda, et ta võiks olla mingil ajal üleval suve lõpuni enam-vähem või siis saab jagada. Ja kõik arutelu ja kõik küsimused on ka siis hiljem teletulud, saame arutada, aga tuli alustada. Tere, mina olen Maris Palo, olen Kobra OÜ-st ja minuga on siis Noela Kulm Kobra OÜ-st ja Ingmar Ott Maaülikoolist ja tutvustame Türi järve seisundi hindamise ja parandusettepanekute tegemise töö tulemusi. Ja uuringu eesmärk oli uurida järve ökosüsteemi toimimist ja hinnata järve ökoloogilist seisundit ja lisaks sellele oli mitmeid lisategevusi taustandmete kogumiseks. Ja täna teeme sellise tutvustuse, kus me pigem keskendume nendele olulisematele asjadele peaeesmärgile ökoloogilise seisundi hindamisele ja siis kindlasti huvipakkuvale teemale, mis on suplete nahaärituste põhjuste väljaselgitamine. Aga alustuseks käin ma siis üle põgusalt need teised uuringu teemad. Mõned aspektid Türi järve kohta, mis uuringu tegemisel oluliseks olid. Esiteks see, et tegemist on tehisjärvega ja seda küll kavandati paisjärvena, kuid tegelikult Pärnu jõe sissevool järve puudub ja tegemist on põhiliselt siis põhjaveetoitelise järvega. Siin pildi peal on näha selle järve piir ja ühtlasi ka järve Valgala piir, et see Valgala on tegelikult üpriski väike, aga tegemist on siiski asustatud alaga, mis siis omakorda koormuse seisukohast on oluline. Ja järve ala on aktiivselt kasutusel, teie siin ilmselt kohalikena teate seda eriti hästi, et on rannaala ja rajatisi ja supluskoht ja on kasutust küll, aga ja üheks oluliseks punktiks ka see, et plaanitakse ka muudatusi, et 2025 aastal on koostatud rekreatsiooniala arendamiseks eelprojekt ja sellest räägime ka natukene lähemalt pärast. Nii, tegelesime siis koormusallikate määratlemisega ja toon olulisemaid asju siin välja, et kuna Türi järv on siis põhjaveetoiteline järv, siis põhjaveest võib ka tulla koormust, mis järve seisundit mõjutab. Me võtsime põhjaveeproove mõningatest piirkonna kaevudest, need olid erineva sügavusega kaevud, ehk siis nad tegelikult iseloomustavad natukene erinevat põhjavett. Ja võrdlesime nende proovide analüüside tulemusi Türi järve veeproovi analüüsi tulemustega, et see vesi on suhteliselt sarnane näitajate poolest, aga näib ka, et see ei ole otseselt seotud mingisuguse kindla sügavusega, ehk siis see koosneb, vesi kujuneb erineva koostisega põhjavee koosmõjust. Ja üldiselt need põhjaveeproovide tulemused näitasid ikkagi head kvaliteeti, et ei saa öelda, et see põhjavesi oleks nüüd probleemide põhjustaja selgelt. Pigem on vaja lihtsalt hoida seda põhjavee kvaliteeti, et siis omakorda kaudselt soodustab ka järve kvaliteeti. Nii, siis eelmisel pildil oli näha ka see Valgala ulatus. Valgala on siis hajusalt asustatud ja arvutuslikult hindasime Valgala fosfori koormust ja Wolleniederi mudeli alusel on võimalik hinnata,
kuidas see fosfori koormus on, kui talutav see järve jaoks on. Ja kuna tegemist on järvega, kus ei ole läbivoolu, seal on veevahetus väike, siis tegelikult selle väikese valgala fosfori koormus siiski oli ka talutavuse piiri peal, mis tähendab, et ta on üpriski tundlik järv just selle veevahetuse aegluse tõttu. Nii, siis sademeid käsitlesime ka, et sademetest lihtsalt ka veepinnale langevatest sademetest lisandub toitainete koormust järve ja lisaks see, et peaks olema sademeveetoru, mis suubub läänekaldal Türi järve. See küll kogub sademed üpris väikeselt alalt, kuid siiski ka selline lisakoormus. Siis rannaala kasutus ja hooldus. Et see on eelkõige hoolduse osas mõtleme just seda, et kõik see rannaala kasutus toob sellele valgalale teatavat toitainete koormust ja hooldusega hooldus mõjutab seda, kui palju nendest toitainetest tarbitakse ära siis maismaa peal ja kui palju sellest jõuab järve. Ehk siis see on ka oma selline koormuse mõjutaja ja mis jäi ka välitöödel silma oli see, et päris palju lindude tegevusjälgi oli ka selle seal näha ja sellest räägime hiljem ka seoses just selle sügelushaigustega, nahalööpe tekkimisega. Nii, aga veel ka suplejad mainin ära, arvutuslikult hindasime, milline võiks olla suplejatest tingitud koormus ja see ikkagi jääb võrreldes näiteks valgala koormusega täiesti ühiselt väikeseks. Et see muidugi on ka selline, ei ole väga täpne hinnang, sellepärast et isegi suplejate arvu arvestamine on ju ka selline keskmistatud, aga siiski näib, et see suplejatest tingitud koormus ilmselt on väikene. Nii, siin on mõned pildid, just et see hoolduse pilt, et millistelt aladelt niidetakse rohtu, kui palju niidetakse, mis sellest rohust saab, kas jääb sinna, kas viiakse ära, et kõik see mõjutab seda toitainete koormust, mis järve jõuab. Ja siin võib-olla ei ole liiga hästi näha, et neid lindude tegevusjälgi ka, et ilmselt kui oled ise ka käinud seal, et siis need laud, teed ja sillad on kaetud tegevusjälgedega ja sulgi ja kõike. Nii, siis järgmiseks teemaks väljavoolu regulaatori seisud. Järve veetase on reguleeritud kaevveelaskemaga ja ülevaatuse põhjal oli regulaatori tehniline seisukord hea, kuid seal on varjed, mis lekivad ja nad ei suuda hoida seda veetaset, milleks nad tegelikult mõeldud on ja need vajaksid asendamist. Siis vaadati üle väljavoolu truup, selle põhi on vaja puhastamist, et täpsemalt hinnata, mis selle seisukord on ja väljavoolu krav oli täis taimestikku, vajaks hooldust. Ja selle seal ülevaatuse käigus oli ka kohalikke inimesi, kes käisid rääkimas ja väljendati kahtlust, et see vesi sealt regulaatori juurest võib filtreerida sinna kõrvale tiiki. Aga selle osas võib olla siiski tegemist lihtsalt allikatega, sest samamoodi nagu see järv on põhjaveetoiteline, võib siis pigem olla see allikad, mis sinna tiiki avalduvad. Et otseselt selliseid ilminguid, et kuskilt sealt toimuks mingisugune filtreerumine, seda ei olnud näha. Nii, siin mõned pildid ka, et väljavoolu truubi põhjast pilt ja siin regulaatori pildil on ka näha, et sealt tegelikult on sellised kõrgemalt kui tarvis on need joad, mis pressivad läbi, et tähendab madalamalt kui tarvis vabandust. Ehk siis need varjad lekivad ja neid tuleks vahetada selleks, et hoida seda veetaset. Nii, siis ühe tegevusena oli meil ka pinnaspaisu filtratsiooni hindamine. Ehk siis tehti geoloogiline uuring selleks, et
selgitada välja, millised on filtratsiooni omadused sellel pinnas paisul, mis siis eraldab järve jõest. Ja nende tulemuste põhjal oli võimalik hinnata, kui palju vett võib läbida siis seda paisu. Filtratsiooni kadu näitab siis ühes ööpäevas, kui palju see veekogus võib olla, mis sellest paisust läbi võib minna. Ja tegelikult see siis arvutuslikult 6 kuupmeetrit ööpäevas, aga see võib olla tegelikkuses väiksem, sellepärast et on konservatiivseid näitajaid kasutatud selle arvutuse tegemisel, et seda realistlik tulemus võib olla veidi väiksem või isegi palju väiksem, lihtsalt see on selline arvutuslik hinnang. Ja pigem selle põhjal on võimalik ära näidata see, et see filtratsiooni kadu on nii palju väike, et see ei ülata seda kriitilist piiri, mis võiks põhjustada sellest paisust väljakannet. Siis see pais püsib hästi. Ja paikvaatlustel ka ei tuvastatud, et oleks tähte, et selle paisuga võiks probleem olla. Tehti settekihi mõõtmised ja selgus, et settekihti esineb paiguti, et ei ole probleemi paksu settekihiga järvepõhjas. Et valdavalt oli see alla 0,3 meetri ja see hinnati selle põhjal siis ka ligikaudne settemaht kogu järve kohta. Arvestades, et Türi järv on tegelikult ikkagi suhteliselt hiljuti rajatud, siis selline settekiht on täitsa oodatav tulemus. Ja settekihi osas räägime ka natukene täpsemalt hiljem. Siis toimusid maikuust novembrikuuni temperatuuri ja veetaseme mõõtmised. Ka just, et saada lisainfot järve kohta. Ja siit graafikult on näha näiteks väga kenasti temperatuuri joone peal, mis on see oranž joon. On näha, kuidas toimus üpriski kiire temperatuuri tõus juuli keskel ja siis selline rahulikum temperatuuri langus. Ja siis sügis oli ka meil soe, et siis on näha ka see septembrikuine väike tipukene seal. Halli värviga on veetase ja neid selliseid suuremaid võnkeid vaadates, siis tegelikult need on seostatavad suurte sadudega. Ehk siis samal ajal, kui toimus siin juulikuus temperatuuri tõus, toimus ka suuri sadusid. Ehk siis tegelikult see graafikul see tõus tegelikult on umbes 10 sentimeetrit veetaseme tõusu. Et siis jah. Et põhimõtteliselt suuremad sadud on need, mis mõjutasid seda veetaset, mis on ka loogiline arvestades, et suuri sissepoole järve ei ole, ta on põhjaveetoiteline. Nii. Siis tõime välja ka natukene seda suplusvee teemat just, et Terviseamet teeb Türi järve supluskoha suplusvee siiret. Nemad määravad oma töös Escherichia coli ja solenterokokkide sisaldust. Et see just ei ole just järve ökoloogilise seisukohast need näitajad palju ei ütle, aga just suplusvee kvaliteedi seisukohast. Ja 2025. aastal hinnati supluskoha vee kvaliteeti heaks, 2024. aastal oli hinnang piisav ja enne seda oli ka olnud hea või väga hea. Ja koli näitajad on olnud valdavalt allapoole seda kontrollväärtust, mille korral hakatakse tegema lisaproove, kontrollproove, aga sooleenterokokid on mitmel korral olnud ka kõrgemal ja siin 2025. aasta augusti alguses oli ka kontrollväärtust ületavaid sisaldusi ja me vaatasime ka seda, et kuidas see seostub siis selle temperatuuriga ja veetasemega näiteks ja suplejate arvuga. See suplejate arvu kohta meil oli ka mingis olemas rannavaldade info, aga kuna neid mõõtmisi Terviseameti mõõtmisi tehakse üpriski harva, siis ei ole väga lihtne seostada neid
teiste andmetega ja pigem oli näha, et neid seoseid ei tulnud siit välja. Näiteks suplejate puhul need kõrgemad väärtused soolaenterokokkide puhul olid augustikuus, kui tegelikult suplejate arv oli väga-väga väike, sest augustikuuks oli toimunud see olukord, kui siis juunis esines palju seda sügeluse probleemi ujujatel, nii et sellepärast oligi augustikuu suplejate arvud väga madalad. Nii et suplejate koormus ei ole siis see põhjus, miks need Terviseameti poolt määratud näitajad olid kõrged. Ja samamoodi ka ainult temperatuuri ei saanud siin kuidagi seost leida, sellepärast et ka ajal, mil näitajad olid normis, oli temperatuur sarnane. Nii. Ja siis selline viimane väiksem teema, mis välja toome siin praegu on see rekreatsiooniala eelprojekt, ehk siis need muudatused, mis on kavandatud, et kuidas need seostuvad selle koormuse ja järve ökoloogilise seisundiga. Eelprojektiga kavandatakse promenaadi ja selle juures on oluliseks võib-olla see, kuidas see kavandatav mõjutab pinnase, sademevee liikumist läbi pinnase, imbumist läbi pinnase, et valdavalt on kavas kruusasõelmetes katendid, mis laseb vett läbi, sillutiskatendit ja laudkatendit on ka vähesel määral, aga pigem on kavandatud see rekreatsiooniala sellise pigem looduslähedasena ja kaldapiirile sinna ei ole ka väga rajatisi kavandatud, mis võiks siis seda järve rohkem mõjutada. Siis kõige olulisem teema ilmselt rekreatsiooniala puhul oli see, et kavandatakse sademevee juhtimiseks osaliselt järve juhtimist. Et kui praeguseni on olnud see, et see sademevesi on imbunud läbi pinnase, jõudnud puhastuda veidi enne sinna järve jõudmist, siis nüüd on kavas juhtida see sademevesi torude ja kraavidega vähemalt osaliselt siis otse järve, ehk siis see võib mõnevõrra koormust suurendada. Ja veel järve seisukohast oluline teema on see, et kavandatakse väliduši, aga sellega kaasnev koormus pigem ei ole järve jaoks väga suur, sellepärast et need samad inimesed, kes seda kasutavad, on ka need suplejad, kes selle koormuse, mis iganes neil võib olla, viivad sinna järve nagunii. Et see ei too lisakoormust ja see veekogus, mis selle välidušiga lisandub, ei ole samuti suur. Nii, ja siis on selles eelprojektis välja toodud perspektiivse purskkaevu, veebatuutide ala ja siis sinna saarele jalakäijate silla asukohad. Ja nende rajatiste puhul eelkõige on küsimuseks see, et paigandustöödel võib settete liikumisega lisanduda järvele koormust, aga samas, nagu ma enne rääkisin, siis seda setet on järves suhteliselt vähe. Ja ka näiteks seal järve selle saare ümbruses ja nendel kavandatavatel purskkaevu ja veebatuutide ala juures nende mõõtmiste põhjal, mis siin sai tehtud, et ka nendel aladel ei ole seda settekihti väga maksu. Nii et ka see ei ole liigne koormus. Nii, aga siinkohal ma annan sõnajärje üle. Ehk siis mina tutvustasin ära need taustainfo kogumise tegevused ja annan sõnajärje üle Ingmar Ottile, kes räägib nüüd ökoloogilisest. Juba tutvustati, nimi on seal esimene ka Maaülikooli poolt limnoloogiakeskus, nagu see embleem näha on päris palju rahvast meil olnud hõivatud, et selle veekogu hindamisega on niisugune lugu, et see on üsna keeruliseks aetud ja iga elustiku rühma kohta on oma spetsialist, et
ega üks spetsialist teist rihma hästi ei tunne. Sellepärast on palju rahvast, et siin on meil põhjaloomade uurijad, kalamehed, fütoplanktoni uurijad, taime uurijad, zooplanktoni uurijad, kõik nimed reas. Aga kui ma esimest korda siia tulin, siis oli mul üllatus suur, sest ma olen nagu Eesti järvi näinud küll ja väga palju on pöördutud ka kohalike elanike poolt ja enamasti linnajärved on kõik hukas, sest nad on ammu juba inimese poolt ära tallatud. Aga kui ma Türi järve nägin, mõtlesin, et no mis te virisete, et vee läbipaistus on põhjani ja nii ilusat järve ma pole linnas üldse näinud Eesti maa peal. Aga see oli niisugune esimene mulje ja kui ma läksin järvele paadiga peale, vaatasin tõesti, et vesi on väga läbipaistev, niisugust rohekat värvi, siis oli mul kohe mõte, see on põhjatoiteline järelikult ja järelikult on marukülm vesi ja siin on hästi kare vesi. Ja mul läks, ma ei tea, mitu kuud aega enne kui ma aru sain, et kuramus, see on pehme vesi hoopis, et see on jälle eriline, et on pehme vesi, põhjatoiteline. Nii et niisugune eriline lugu. Siis siin on üldnäitajad, mida Maris ka osaliselt juba näitas, aga ehk ütelda siis jah, et järv on väike, Valgala on väike ja põhjaveetoide on siis ülioluline. Ja see pehme vesi, tegelikult pehmeveelised järvid on väga tundlikud. Nii et ühest küljest on hea, et ta põhjaveetoiteline on, aga teisest küljest on ta ka väga tundlik. Nii et selles mõttes tulevik on nagu niisugune, et peab väga hoolas olema selle asjas. Praegu on just nagu tore, aga võib tulla niisugune kvalitatiivne äkiline muutus. Aga üldiselt olete teinud maru ilusa selle järve, näete, kaldajoone liigendatus on ka hea, seal on üks saar ja et niisugune kena järvekene. Aga seal on siis all paremal see tekst, et kuidas me seda ökoloogilist seisundit hindame. Meil on see kogu Euroopa Liidus hirmus keeruliseks aetud. Kõigepealt sa pead siis tüpiseerima selle veekogu ja kui sa hakkad kvaliteeti hindama, siis käib 5 kvaliteediklassi järgi. See on siis väga hea, kesine, halb ja väga halb. Nii et niisugune harmoniseeritud Euroopa Liidu süsteem. Aga kui on tegemist tehisjärvega, nagu siin Türis on, et siis kuidas siis on, see on hoopis segane lugu ja meil on siis lubatud teha seda hindamist võimalikult lähedasel loodusliku tüübi järgi ja siin on siis 2 tüüpi kõne all või arutusel. Üks on see kalgiveeline läbiseguneva veesambaga ja teine on pehmeveeline. Nii et väga rangelt võttes, kui ühte näitajat arvestada, peaks olema see pehmeveelise tüübi järgi, aga sellel on palju rangemad nõuded. Nii et me siis nagu kogu seltskonnaga arutasime ja ütlesime, et teeme siis selle lihtsama variandiga, et kuivõrd elustik on enamasti siiski mitte pehmevee koorustega, siis me teeme selle tüübi S2 järgi, see tähendab madal, keskmise veekaredusega ja läbiseguneva veesambaga. Nii et niisugune oli meie arvamine. Ja nüüd vaatame mõnda vee omadust. Siin on siis vasakul üleval hapniku sisaldus ja temperatuur. Ja mida ma tahan rõhutada, et temperatuur pinnal ja põhjas, kui ta on ühtlane, see on hea. See on ühtsed protsessid ja see veelgi enam ütleksin, kui ka hapnikuga kontsentratsioonid on pinnal ja põhjas head. See tähendab, et on aereeritud, toimub hea fotosüntees ja toimub ka hea lagunemine, need on vahel tasakaalus. Ja siin me näeme, et need numbrid on, ma loodan, et ma seda telekat puruks ei löö, kui ma niisuguse kaika välja võtan. Et nad on üsna lähedased ja kui me vaatame numbrit, nad on siin ütleme 115 kuni 95%. See on
üsna väike kõikumine, et võib-olla tavaliselt, kui tuleb väga suur veeõitseng, siis läheb see hapnikuprotsent hästi üles, nii et meil praegu on hiljuti hea näide on sealt Võru lähedalt Põrmujärv, kus hapniku küllastusprotsent tohutu metsiku veeõitsengu oli 600. Nii et siin on tegelikult ülihea. Ja kui me võtame vee pH, mis on seal paremal pool, see näitaja on jällegi niukene, sõltub väga palju fotosünteesist, väga palju sõltub, kas on hapet, kas on palju orgaanilist ainet. Ja tema siis kõigub üsna suures ulatuses, mille Eesti järvedes ütleme kuskil 4 kuni 11-ni. Ja kui ta on seal keskel 7 peal, siis on asi hästi. Ja ütleme, kaladele on ohtlik üle 9 ja tegelikult loetakse ka juba natuke kahjulikuks alla 6, nii et ta peaks olema 9-6 vahepeal. Ja siin on, et näete, 8 kuni 8,5. Suvel, kui on rohkem hüttoplanktonit, siis läheb see pH üles, see on loogiline, aga ta antud juhul väga kõrgeks ei lähe. Ja siis vaatame seda tabelit siin paremal. Siin on nüüd need veepoliitika kvaliteediklassid, see tähendab, et need 5 kvaliteediklassi, mis ma nimetasin, aga need on ka kindlate värvidega ja kogu Euroopa Liit kasutab samu värve. Sinine on väga hea, roheline on hea, kollane on kesine, oranž on halb ja punane on väga halb. Nii et siin praegu valdab selle S2 tüübi järgi näete roheline toon, mis tähendab seda, et vee omadused on päris head. Aga kui me võtame jälle selle pehmeveelise järve näete, siis on kohe klassi võrra allpool see lugu. Nüüd hütoplankton, need on siis need mikrovetikad, kes hõljuvad vees, võivad teha siis veeõitsingut ja kindlasti olete kuulnud sinivetikatest, et nemad võivad ka mürke toota ja ka inimestele, kes suplevad nahaärritust põhjustada. Siin on jällegi need samad värvid, kvaliteet on koondhinnanguna hea, aga on punane kiri, et suve lõpupoole hakkasid ka need pahad poisid sinna tulema, et on üks sinivetikas Planctotrix agardi, kes on tegelikult meil Eestis kõige suuremat veeõitsingut põhjustav, seesama Põrmujärv, mis ma rääkisin, ka sama liik seal. Ja see on viidud proovid Kreekasse ja nad on ka tegelikult toksilised, nii et kas just see elukas siin on toksiline, me ei tea, aga selles perekonnas võivad olla toksiine produtseerivad tüved, sest tegelikult ta on just nagu välimuse järgi ta vetikas, tegelikult on ta bakter. Nii et suve teises pooles see paha poiss sinna tekkis. Aga siin paremal pool on siis mõned mikrofotod. Nende hulgas siis ei ole seda Planctotrix agardit. See ülemine poiss on üks ruskvetikas, tema on niukeste tugevate heade järvede liik, näitab niukest head seisundit ja all on üks niukene põõsas, üks koldvetikas. Tema on kevadise aspekti näitaja, aga samas ka on heade olude näitaja. Nüüd zooplankton, need on need poisid, kes peavad neid eelmise slaidil olevaid ära sööma ja hoidma nagu kogu seda aineringet efektiivselt toimimas, nad on seal toiduahela keskel. Siin näete, on mul kolleeg Kätlin Blank otsustanud oma vaatluste põhjal, et ei ole asi hea ja seal on siis kah oma indikaatorliigid ja indikaatorkooslused ja keriloomad, need on need kõige väiksemad elukad. Siin on, no näiteks see on keriloom, nad on teistest palju tillemad, õige natukene suuremad või isegi samas suurusjärgis kui see vetikad, need valdavad ja see näitab, et olukord
tegelikult ei ole kõige parem, et selle järgi me saime siis hinnanguks kesine ja taimedega on niimoodi, et ka kesine olukord. Siin on rohketoitelisi olusid eelistavad liigid ja palju on pealiskasvu, siin on kasutatud sõna epifüütne. Ehk kui olete tähele pannud, seal on näiteks seal ujula kõrval on sopp, kus on taimedega, ikka ujulehtedega taimedega kaetud ja nende peal on ka niisugune kollakas plöga veel, et see on siis epifüütne niitraevetikate mass, et see on päris suur, et see tõmbab ka nii-öelda seda kvaliteedi hinnangut alla. Aga siis roheline on fütopentus, see tähendab, need on siis mikrovetikad, peamiselt ränivetikad, mis kasvavad mingisugustel substraatidel, et selle olukord on parem. Nüüd põhjaloomad. Väga suure valdamisega oli siis see tiigipäevik ja kolleeg Enn-Timm ütleb, et seal on päris hea olukord. See tiigipäevik on just paisjärvede indikaatorliik meil Eestis. Väga sageli just niisugustes veekogudes. Ja kaladega on niimoodi, et just nagu pole väga hullu, kalu täitsa on, siin on näha, millised liigid valdasid, kõige rohkem on see särge ja meie ihtioloogid ütlevad seda, et võiks olla rohkem röövkalu, ahvenat ja eriti haugi, et tegelikult see, ütleme, särje domineerimine ka näitab jällegi, et see toimimise efektiivsus oli kõige parem. Kui oleks rohkem haugi, siis tema suudaks seda särge ohjes hoida ja selle võrra jääb jällegi zooplanktonit rohkem, zooplankton sööb ära need vetikad ja kogu see mehhanism on palju efektiivsem. Ja siin meie kalamehed teevadki ettepaneku, et tooge haugi sisse, see on maru odav värk ka. Et siis läheb ehk asi paremaks. Siis uurisime ka sisekoormust, see tähendab, et võtsime sette proove ja vaatasime, kuidas on seal eriti just fosfori sisaldus ja laias laastus ka seda sette üldstruktuuri. Ja tegime ka niisuguse katse, et võtsime siis selle sette toru, panime ta loodetavasti samadesse või sarnastesse tingimustesse, mis on järve põhjas ja vaatasime siis pika aja jooksul, kui palju lekib sealt settest fosfaate vette. Et need tulemused on siin toodud ja tegime seda siis aereeritud variandis, on see sinine ja see teine värv, mis ta siin on, hellepruun või oranž, see on siis aereerimata, see tähendab hoidsime niimoodi ilma hapnikuta oludes. Ja vaatasime seda päris pikalt, siin esimene on septembri viimane päev ja oktoobri lõpp on, nii et enam-vähem kuu jooksul ja aereerimata tingimustest tuli siis fosfaate sealt settest välja. Et no ütleme, et paha, aga kui järele mõtelda, siis nagu väga paha ei ole, sellepärast, et need kontsentratsioonid siin on sellel teljel toodud, need numbrid on üsna väiksed, see mingi 10-20 milligrammi kuupmeetris fosfaate pole just see suur number. Ja teine asi, et kui me enne rääkisime, et ka põhjakiht on aereeritud, siis peaksime vaatama rohkem seda sinist joont, see tähendab, et seda hapnikuvaegust tundub, et ei esine, järelikult sealt ka väga settest midagi välja tulla ei saa, nii et see on niisugune hea tulemus. Aga laias laastus veel natuke sellest kuivaine sisaldusest, siin on näha jagatud siis see sette 3 osasse, üks orgaaniline aine, teine karbonaatne, 3. terrigeenne, ütleme maismaalt pärinev mineraalne aine. Et väga valdavalt on see terrigeenne aine valdav, karbonaate ehk lubiained on väga vähe, jällegi arusaadav, sest meil on ju pehmeveeline järv ja orgaanilist ainet on väike protsent tavaliselt meie Eesti
noh, enamikes järvedes on see orgaanilise aine protsent kuskil 40-50, nii et see on ka palju vähem praegu. Ja väga oluline on see joonis, et kuidas siis see põhiline toiteelement fosfor settes istub ja millistes fraktsioonidest on, millega ta seotud on ja kas sealt võib siis lekkida ja lahustuda teda vette. Et siin on fraktsioonid siis selline, see sinine on labiilne, see tähendab, mis väga kergesti väike liigutamine ja tuleb sul settest välja. Järgmine see siin ehk oranž, mina ei tea, mis värv see on, et see on rauaga seotud, näete, see on valdav. Siis järgmine on alumiiniumiga, jällegi kaltsiumiga, klubiaine, see kollane on orgaanika ja see roheline on siis jääk fosfor, mis on erinevate fraktsioonidega, mis täpselt ei ole määratud. Ja siin ma tahan rõhutada ehk seda, et rauaga on väga suur ports, see tähendab, et teil on küll rauda ka kõvasti. Ja raud on hea, sellepärast, et raud seob seda kõige tähtsamat toiteelementi ehk fosforit. Aga jällegi meeles peab pidama seda, et ta seob aeroobsetes tingimustes. Kui see asi läheb anaeroobseks, siis ta enam kinni ei pea, vaid laseb selle lupsti välja ja siis tulevad suured kogused fosforit ilusti vette. Nii et selles mõttes tuleks vaadata ja väga tähelepanu pöörata, et oleksid head hapnikutingimused selles järves. Nii kogu selle asja saame siis kokku võtta siin, et niimoodi siis pannakse, need nimetaks siis kvaliteedi elementideks, kuigi sisuliselt on kas siis veeomadused või elustikurühmad ja kõigil on nendele hinnang antud oma meetoditega ja kokku me saame siis kesine, see tähendab, et kesine keskmine. Jällegi meie tähtis veepoliitika raamdirektiiv ütleb seda, kui on väga hea ja hea, siis las ta olla. Kui on kesine, halb või väga halb, siis peate midagi ette võtma. See tähendab, et rahul ei saa olla, mis mingisugused meetmed peaksid olema, kas need on väga põhjalikud või on niisugused sanitaarsed, see on niisugune otsustamise küsimus. Nii, ja siis lähme selle järgmise teema juurde, et Maris näitas juba seda veetaseme dünaamikat ja mina räägin teile seda tsirkaari õudust, aga ma pean ütlema kohe, et mina selle ala spetsialist ei ole ja see peaks võib-olla arsti teaduskonda pöörduma, et paremini neid nüansse käsitleda. Aga siin on näha jah, see veetaseme liikumine ja veetemperatuur, et lühikesel ajal on ta siis olnud üle 20 kraadi, siis on ta taandunud ja jällegi uuesti üles tulnud ja see on selles tsirkaari mõttes väga tähtis punkt. Siin on siis see slaid tsirkaari kohta. See on siis jah vereimiuss ja tegelikult Eestis on see olnud ammu juba probleemiks. Ikka on ka meie majapidamisse jõudnud niisugused õiskamised, et inimesed lähevad Kupla ja siis väga pikka aega seostati sinivetikatega. No ja siis suur jant oli Viljandi järvega. Et ja ka avalikus uskus ja igal pool lõigati välja sinivetikad põhjustavad Viljandi järves inimeste Kupla minekut. Aga meie ütlesime neile, et aga kuulge, aga sinivetikaid Viljandi järves ei ole. Või kui on, siis on ülinapilt. Viljandi järv on väga kareda veega ja väga karedas vees sinivetikad on ülivähe. Nii et niisugune lihtloogika ütleb, et ei saa olla põhjuseks sinivetikad. Ja siis me püüdsime planktonvõrguga niisugune tihe siidon, mida limnoloogid kasutavad. Mitu aastat proovisime siis sõeluda sellel ajal, kui need inimesed Kupla läksid. Ei saanud midagi, kuni ükskord tuli meil üks tark magistrant, kes võttis ennast paljaks soojal ajal, läks sinna vette, läks Kupla plaksti
ja siis me olime targemad, et me ei otsi neid niimoodi veest, vaid me otsime neid tigusid. Ja siis Viljandi sealt suplusalalt võtsime hästi palju neid tigusid, viisime oma limnoloogia keskusse, panime akvaariumisse ja see kubises täiesti tsirkaaridest. Nii et siin on siis see tsükkel näha nüüd ühesõnaga põhimõtteliselt ta on, see tsükkel on siis selline, et tal on teod ja veelinnud on siis niisugune ring ja ühes tsükli vahemikus on siis miratsiidium, see on väga lühiealine ja ta peab minema peremehesse teo sisse ja seal tema areneb palju tugevamaks poisiks, saab tsirkaariks, kus tal tuleb hästi vägev saba ja ta on hästi vägeva liikumisega. Ja kui ma nüüd siin, kas ma saan nüüd panna selle võetud suureks ka. Siin on näha tegelikult iminapad, 2 tükki, näete, siin on üks nagu suur ja talle eespool on ka, sellega siis nimeb enda kehasse või ohvrisse. Ja kui ta ohvri leiab, siis ta viskab selle osa siit minema, et kõik see pikk saba on tal siis kadunud. Seda võib ka kuulda. Seda kuulame pärast poole edasi. Jah, et no siin on jah minu enda tehtud mikrofoto ja me otsisime tegelikult Noelaga 3 korda käisime vist otsimas või, kui me lõpuks. Siin on sama isegi 2 korda käisime. 2 korda käisime, et ei olnud lihtne tabada neid tigusid saime küll, aga ei tulnud esialgu veel ja lõpuks saime kätte, nii et ilmselt siin ikkagi on sama asi. Ja siis peab ütlema seda, et no minu meelest ei pea nagu väga pabistama, kui lähed Kopla, siis lähed ja nädal aega natuke kannatad või kõige rohkem 2 nädalat. Ja see kuber kaob, muidugi tundlikud inimesed või ütleme lapsed, nendel võib tekkida niisugune nahapõletik ja asi ohtlikum, aga seda jah, see niisugune on, et mis sa seal ikka teed, et kõige olulisem ehk on, mis me oleme ka õiganud oma aruandes, et ärge toitke veelinde, see tähendab, see lõhuks selle ahela, kui veelinnud ei saa seal olla, siis ei saa ka tsirkaarid oma vaheperemest niimoodi üles leida, et see ring ei saa enam täis tsükliks areneda. Aga teine variant oli, mida me ka arutasime, et püüaks siis või tapaks kõik need teod ära, aga seda nagu ei tahaks, sellepärast et teod kuuluvad sinna ökosüsteemi. Nad loovad tegelikult mitmekesist, nad mitte ei olnud üksi, vaid ka nemad tegelikult väga hästi filtreerivad seda pudet, mis on järves. Ja tegelikult on nemad ka selle paha liigse toitelemendi fosfori süsteerijad, see tähendab seda, nende väljaheited on kohati süstid, mis muudavad need ained lahustumatuks. Nii et teod tegelikult puhastavad vett ja las nad seal minu meelest olla, et neid nagu ei tohiks kiusata.
Ei huvitav, kas ma rääkisin tsirkaaride kohta kõik või jäi mul midagi, see ma saan aru. Mul on siin kaasas see, kui tahate lugeda, me avaldasime ka ühe Eesti Looduse artikli, et kui siin ringi tahate lasta, et siin paar lehekülge juttu. Ja siis saate võib-olla internetis seda üles võtsida, et seal on põhjalikumad tsirkaaride kohta. Aga siis ma ei tea, siis räägid sa edasi. Nii. Ma ei tea, kas sa teed seda ka taha? Oi, no ma ei tea. Mõistab, kuidas mina selle ekraaniga siin hakkama saan. Nii. Ehk siis nendest ettepanekutest. Ehk siis töö lõpptulemus on see, et siis selle kogutud teadmiste põhjal ja seisundhinnangu põhjal koondasime ettepanekuid. Need on just ettepanekud, sest need ei ole sellised käsud keelud, et neid meil ei ole võimalik, ometi ei ole võimalik neid anda niimoodi. Ehk siis need on jagatud praegu 3 gruppi. Esimesel slaidil on kirjas see, mis on just hoolduse ja kasutuse mõttes nagu olulisem osa. Esimeseks teemaks võib-olla ongi see rannaala taimestiku hooldus. Ehk siis supluskohtades praegugi on niidetud taimi ja seda rannaala kasutamiseks on võimalik jätkata. Teeme välja, et soovitus oleks niita mitte rohkem kui 1 kord aastas. Neid veesisedaid taimi seal. Siis seda muruala, rannaala, seda samamoodi. Selleks, et seda järve saaks kasutada, seda on vaja niita. Aga ka tõime välja soovituse, et niita siis 2 korda aastas võimalusel, mitte rohkem. Ja oluliseks on see, et need 3 punkt, taimeosad tuleks eemaldada ja siis sellest järvealast viia kaugemale. Ehk siis, et need toitained, mis on sinna taimestikku juba seotud, et need ei satuks siis järve tagasi. Ja just, et võimalik hoida seda järve äärset ala võimalikult looduslikuna ja rannaalal loomulikult ei ole võimalik jätta igale poole seda taimestikku sinna vee äärde, aga võimalikult suures ulatuses hoida sellist puhverriba kaldal, mis siis seda toitainete koormust järvele vähendaks. Siis saime info, et on ikkagi ju selle rannas selle liivaalaga ka tehtud hooldustegevusi, et siis freesimist või siis liiva juurde toomist, et selle puhul ka toome välja, et tuleks arvestatav mõju järvele ja siin, et sealt võib ka kaasneda toitainete kandumine järve ja seda, et seal on ka, sealt võib lahustuda räni, mis võib põhjustada siis rännivetikate põhjustatavat veeitsengut. Nii, siis nii nagu rääkisime alguses, et seal lääne kaldal peaks olema üks sademeveetoru, aga ideaalis võiks järv siiski olla põhjaveetoitel ja niimoodi, et muid vee sissevoole sinna ei oleks. Ja seda tuleks nii ka hoida, et näiteks, et kui kalastiku seisukohast võiks olla välja pakutav, et ühendada jõega, siis pigem see rikub ära selle olukorra, mis seal praegu on ja võib tuua teistsuguseid tulemusi, et siis kindlasti hoida seda sademevee ja põhjavee toidet, et mitte juhtida sinna rohkem kui see, mis seal praegu on. Ja rannaala kasutuse ja hoolduse mõttes kindlasti tagada see, et oleks võimalik kasutada tualette rannas ja et need oleks nähtavad ja teada. Siis tsirkaaridega seoses, nii nagu ka sel suvel oli, et oli teavitusi väljas, et just et võimalikult efektiivselt teavitada nendest
sellest võimalikust ohust ja nendest leevendavatest meetmetest, sest nagu Ingmar ka rääkis, et seda probleemi ära kaotada nii lihtsalt ei ole võimalik. Pigem ongi suunata rõhku sellele leevendamisele ja teadlikustamisele. Ja just see oluline punkt, et vältida eelmiste toitmist. Et see on ka võib-olla asi, mida just kuidagi on võimalik teavitamise kaudu seal rannaalal siis toonitada, et selle abil võib vähendada vähemasti seda serkaaride puhangu tekkimise võimalust. Mul on üks küsimus, et kuidas te hindaksite sellist järve sees strateegilist, perioodilist niitmist, et kas see on pigem liiga lõhkuv või mingitel tingimustel võiks midagi aidata või ala üks kord aastas mingite vetikate eemaldamine, kohalikult selle ära kasutamine, teha mingisugust väetist nendest või midagi ja samal ajal siis puhastada, anda mingisugust tuge järvele või see pigem on nagu liig või? No taimed hoiavad vee puhta, kui taimed ära võtta, siis läheb sul vesi sogaseks. Et seda võib teha küll, aga väga ettevaatlikult ja ma ei oska küll öelda nüüd mitu protsenti järve pindalast võiks ära niita, aga see on jah niimoodi igal üksik juhtumine erinev, et üldiselt öeldakse, et 10% kalda pikkusest võiks ära võtta. Ja kui ülearu võtad, siis hakkavad ikkagi vetikad, võtavad selle ressursi üle. Et toitained enne olid seotud taimedesse, nüüd on nad vetikatesse, läheb asi sul sogaseks ja hakkavad tekkima need veesamba kiistused ja asjad, nii et selles mõttes peab olema ka ettevaatlik niisugused taimede niitmisega. See loodus tühja kohta ei salli, et siis see kuidagi reguleerib. Aga seda küll, aga kui näiteks olekski nii, et kasvatadki vetikaid, mis on ka kuskil mujal kasutatav, et siis see saakski olla nii-öelda osa tsüklist, et sa eemaldad näiteks vetika ja vetikas tuleb sinna tagasi ja siis iga aasta eemaldadki, aga see on mingit moodi nagu toetad ja saad kohalikult kasutada seda. Ei aga kas me räägime vetikatest või räägime taimedest? Ma ei tea, mis minu jaoks on vist see sama, aga eks seal on kindlasti kategooria erinev. Vetikad on see, mis ma ütlesin, fütoplankton ja mõned makrovetikud on ka olemas, aga ühesõnaga fütoplankton ehk mikrovetikad ja suurtaimed on konkurendid. Ja kui sa taimed ära võtad, on plaksti kohe mikrovetikad ja vesi sogane. Et niisugune on see mehhanism. Ja just suur taime ei tohiks palju ära võtta, aga kus on see täpselt tasakaal, kes seda väga täpselt oskab öelda. No praegu nende ettepanekud koondamisel siin me arvestasime sellega, et järv on rekreatsiooni eesmärgiga ja sellepärast just, et supluskohtade juures kindlasti nagu on vajalik see taimede eemaldamine mingil määral. Aga just, et kui mõelda selle tahta neid taimi kasutada ära ja iga-aastaselt suuremalt ära võtta, siis see võib veidi teine olukorda. Tohib ma küsin, et ja siis vastukaaluks, et sellises rannaalal täitsa veepiiril kasvavad nagu väga sageli vajud ja sellised, mis armastavad jalgpidi vees olla, kui need siis on pigem eks ju head, aga kui nende lehed vaisevad vette, kuidas see mõjub? No jah, see on jällegi see küsimus, et kui palju ja mis proportsioonis, eks ole, et jah, see on ka orgaanika, mis tuleb sinna vette ja pealegi, kui me räägime Türijärvest, on pehme veeline, igasugune värk, mis sinna juurde tuleb, see võib hästi halvasti mõjuda. Et ma ei oska, see on nii ja naa, aga paju on ülihea tegelikult toitainete siduja, nii et ta on ikka looduslik puhver, pigem ma ütleks, et ma tean, inimestele võsa ei meeldi, aga järve puhtuse kohast on ta hea. Et see orgaanika, mis seal sügisel tuleb, need lehed, see ehk ei ole nii hull mõju. Iga põju ei ole tasakaal. Sama nüüd eelmise aasta, kui te tegite neid uuringuid, kas sellises koguses seda niitmata ala nagu oli praegu ümber järve, kas see on hea või olnud? Järve nüüd me veepiirist. Sest aastaid on teda nagu, ütleme, järvest niidetud, aga nüüd me oleme viimast 2 aastat, me ei ole niitud teda. Oleme niitnud ainult kalda osa, nii kaugele kui ütleme masin ulatud.
ei uputada järve ja ei ole trimmerdus ka. Ta on jäänud ikkagi veepiirist mingi osalik puhvertsooniks. Ja ma arvan, nii ongi hea, jah. Mitte veepiirini, eks ole. No, ja mitte veetaimi puutuda. Jah. See on täpselt see, mida võikski teha, et kui meil seda ala kasutamiseks tuleb niita, et ilmselt... Mind just huvitab, sellepärast, et ma olen otseselt sellega tegelen, et kas ma liidan nüüd veepiirini või ma jätame siia puhvertsooni. Okei, et see, mis need ujumiskohad, et need selgelt, et need hoiame nagu puhtana. Aga et ei oleks nagu... Kas see on hea või halb, sellepärast, et ise ma juba tean omast käest, et kui juba vesiroos kasvab, siis on see vesi puhas. Solgi seest ei kasva. Vesiroos kasvab solgi seest ka. Ei oska öelda, öeldi, et tiigid, kus on vesiroos ja see on puhas. See on üks luulu. Ei tea. Aga jah, pigem oleks see soovitus ikkagi see, et võimalusel jätta seda puhverala sinna äärde, et meil ei ole võimalik öelda, mis meeter, 2, 3, 4, et mis see peaks kindlasti olema, aga nii nagu kasutamise mõttes on võimalik jätta. Et mida rohkem seda on, seda looduslikumat ala seal ääres, mis seda toitainete koormust ära kasutab, seda parem. Nii, siis... Rääkisime sellest rekreatsiooniala eelprojektist, et mis seal kavandatakse ja mõned punktid sellega seoses, et kuna seal ka ei olnud päris veeäärde liiga palju asju just ette nähtud, et siis ka samamoodi proovida seda puhverala ette sinna vahetult veeäärde. Ja seal oli jutu siis kavandatud sademevee kraavide ja torudega järve juhtimist. Ja see kavandatud oli ka niimoodi, et see praegune sademevee toru juhtida siis samasse süsteemi ja siis koos järve. Koormuse mõttes võib see tuua siis koormuse kasvu järve jaoks ja võimalusel tuleks vesi juhtida siis mitte järve, vaid toruga siis sinna Pärnu jõkke edasi. Et praegu on ka teada, et seal on mingisugune olemasolev torustik, mis veidi on nagu segane see info, et kus see torustik täpselt on ja mis ta teeb. Et ma ei tea, kas see on kasutatav või mitte, aga eks siis see peab selguma selle rekreatsiooniala ja edasisele arendamisele. Küsin vahepeal, et kuna ma selle järveäärse rekreatsiooniala projektiga olen otseselt seotud, olen käinud täna ja kui see uuring välja tuli, siis esimese asjana ma muidugi vaatasin, see projekt tuli juba teie majast, eks ole. Et ise te projekteerisite selle sademevee sinna järve juhtimise ja siis järgmine ettepanek on nagu saatke hoopis jõkke. Väga hea ettepanek, ma panin selle juba hankes sisse ja see tegelikult see olemasolev toru, mis sademevee jõkke juhib, see on olemas, töötab, täna käisin vaatasin, 110 PEM ja vesi jookseb. Ilmselgelt see tuleb siis üle arvutada ja panna järgmine toru. Tol hetkel, kui me seda projekti tegime, siis need on nagu ajaliselt ei on koos jah. Lihtsalt nüüd on ise räägite enda ettepanekutele vastu, et ütlesin nii, aga tehti tegelikult nii. Jah, too, et me ei teinud jah, me ei jõudnud neid järeldusi, me ei jõudnud sellega nii kaugel jõudnud. Ei olnud saada, et lihtsalt täna me oleme selle kõigega arvestanud ja ka see olemasolev toru tuleb üles võtta ja juhtida see esi just jõkke, et sellega tegeleme. Jälle pikendame hanke tähtaegasid ja oleme jõudnud juba sügisesse ehitusfaasi. Ja muuseas küsisin... Aga parem hiljem mõtte kunagi. Ma küsin seda, et kui nüüd selle järveprojekti raames oletame, utreerime olukorra, otsustame, et kui meil on vettüppe-torn, vaja fundament seal võib-olla ümber teha ja soovime veetaset alandada nii 1,5 meetrit. Keskkonnaamet ei üldse selle vastu, on väga päri isegi sellega, et kuidas see nagu pärast, kui me isegi sealt mingi osa setet ära võtame, et kuidas see sellele järve tervisele mõjub, sest osa sellest mudast jääb paratamatult sinna alle, seal on teistsugused protsessid käima. Jah, fundamendi raames. No see teemaldamine on igal juhul hea, kui ta saab niimoodi teha. Kui mitu asja koos veel nagunii tuleb sama moodi, et regulaator lekib, et see annaks võimaluse regulaator ka korda ja seda on täisjärjega teha ei saa. Eks selle ka Ingmar võib parandada meid kindlasti, aga eks ta ju mingiks hetkeks lööb selle tasakaalu niikuinii ju sassi, aga see veetaseme alandamine on ju ajutine, saate oma tööd ära seal teha
ja kui veetase taastada, siis see süsteem selles mõttes ikkagi taastub. See ilmselt peaks aitama seda asja paremaks, kui ta siiani oli kokkuvõttes järve tervist mõtlen. jah, lühiajaliselt on kehvem, aga siis läheb parem. No siis settekogus ei ole ka väga suur, siis ilmselt... Aga teil on mitme koha pealt muudetud seda setet või et kui ma seda nagu küsimas või enda tarbeks mahtu teenindamiseks, siis seda saaks teie käest teada? Jah, selle teema võime siis kirjutada joonistada. Aruande lisas on olemas see sette mõõtmiste aruannega, nii et sealt saab järele vaadata, kus need mõõtmispunktid olid ja kas need klapivad selle asukohaga, et siis saab sealt infot. Nii. Ja järgmine punkt, põhjavee toitelisus, et see peaks hoidma seda veetemperatuuri madalamana ja selle kaudu võiks see aidata siis seda tsirkaaride puhangut ära hoida. Ehk siis see on ka üks põhjus, mille pärast nagu on just, oleks hea mitte juhtida sinna muud vett, mis võiks olla soojemad. Et selle punkti panime ka siia rekreatsiooni ala juurde kirja, et seda arvestada. Ja siis välitušidest oli ka seal juttu ja seal eelprojektis oli tegelikult ka välja toodud see, et pesemisvahendeid mitte lubada sinna dušide juurde, sest see mõjutab ka, lükkab seda looduslikku olukorda natuke hiltu. Ja siis see sama punkt viib mind nüüd järgmise teema juurde ka, siin ka kuskil kirjas. Vot räägid selle punkti ära, et need välitušid võiksid ka olla üks selline lahendus, mis võiks seda tsirkaaride probleemi veidi leevendada, et küll pigem räägitakse, et tuleb korralikult pärast seal ujumiskäimist ära pesta vahendiga küll, aga ka lihtsalt see loputamine juba võiks natukenegi aidata. Et võib-olla kui see välituš on seal olemas, et siis toob mingisugust leevendust ka see. Nii, aga siin on siis need investeeringute kavandamisel sellised tähelepanekud, ettepanekud. Et just kuna me rääkisime ka, et see settemaht on väike, siis seda, et nüüd võtta päriselt see järve settest tühjaks, seda ei ole mõtet praegusel hetkel ette võtta, pigem just selliseid väiksemaid tegevusi. Et kuna see settemaht on väike ja fosfor on seal settes praegu seotud ja ei olnud näha, et neid anaeroobseid tingimusi, millest ta kergelt vabaneks, et neid ei ole praegu teada. Ja põhiliselt on siin, siis on üks ju sama sademe ja põhjavee toit küsimus, et samamoodi arvestada edasistel investeeringute kavandamisel, et pigem mitte näha ette selliseid asju sinna, mis tooksid muud vett sinna juurde. Ja nüüd on siin ka see haugide asustamise punkt välja toodud, millest Ingmar rääkis, et üpriski soodne meede, millega seda kiirust, millega toitainet siis kasutatud saavad, et seda siis, kuidas seda kiirendada, efektiivsemaks muuta. Ja regulaatorist rääkisime, et seal on mõned asjad, mis vajaksid parandamist või järelevaatamist. Ja nagu ma ka enne mainisin, just see põhjavee toitelisus, et kaudselt kõik meetmed, mis hoiavad põhjavett paremas seisus, on kaudselt olulised järve jaoks. Et nad natukene aitavad kaasa, kuna see vesi, mis järve jõuab, tuleb põhjaveest. Ja vereimi ussidest Ingmar juba rääkis ka, et me ei näe, et tigude populatsiooni mõjutamine oleks otstarbekas. See on osa sellest süsteemist. Aga võimalusel siis vältida veellindude toitmist, et seda arengutsüklit katkestada. Et sellised ettepanekud meil töökäigus selgusid. Ja ma arvan, et me oleme küll mõningaid küsimusi juba siin arutanud, aga nüüd võime jätkata, kui on veel tekkinud mingisuguseid teemasid. Mida tahaksite küsida? Selline küsimus edevuse pinnalt, et kas veekogus aset seal suur purskkaev on siis pigem hea või pigem halb? Ma ei tea. Reerid jah, aga kas see nüüd on ilmtingimata vajalik? Kas see vajalik?
ökosüsteemile vajalik ei ole, sest see aereerimise võime on tal ikka nõrk, siis peab ikka meeletult vägevad pumbad sinna panema. aga kas ta teeb ka midagi lausa halba? No pagana ilus on ju. Ei halba ta vist ka ei tee. Ta võib olla, aga loota, et see paremaks olukorda, et seda vist on palju. aga neid 3 tükki. väga hea. või skuutritega sõitma? no päris täis ka panna ei saa, sest võib-olla siis ikkagi hakkab sealt seda setest positiivselt. aga selle batuudilinnaku rajamine, kuidas see nagu võiks mõjutada elustikku, need setteid? no praegu me pigem nägime seda, et see küsimus on seotud just selle paigaldustegevustega, kui selle juures on võimalikult vähe seda settet sealt lahti ajada, siis on see mõju väiksem. okei, et see on akurdades seda põhja ja et akurdades on ettevaatlik. aga iseenesest see, et seda setet on seal vähe, see aitab seda olukorda hoida kontrolli. kas te mõtlesite muidu seda looduslikku vee ringvoolu ka siis järves? või kuidas ta nagu ringleb järves ise? Seda selle uuringu raames me mul on siis küsimus teile, et nüüd seoses siis selle lüüsi alla laskmisega nii-öelda vee taseme 1,5 meetrit ja rannaala hooldamisega, eikuuga ja uue hüppetorni, ma sain aru, vundamendi rajamisega. Et ma tean, sellel järvel, ma olen ise seal kõrval, ma olen näinud teda ehituse algusest saadik, seal on keskel on mingi pea 3,5 meetrised süvised, kus oli, kui teda ehitati, pumbad lõid üle kogu aeg tammi jõkke seda vett nii-öelda. Et täna ei ole seda ohtu, et seal nüüd keskkonna poole pealt keegi ütleks, et kaladel ei jää ruumi või mida iganes, seda vett võib lasta isegi 2 meetrit all. See on piisavalt nagu kohta, kuhu kalal minna. Et järgmine küsimus on selle rannaala, mis täna riivab kõigi silma, kes Türi külalised on. Kõik ütlevad, okei, me ei puudu seda tagumist äärt, kas tema alla, seal on okei loodus. Et aga see eest nagu võiks korras olla. Et siin on selline küsimus, nagu ennemgi sa tõstsid väga õige küsimus, et kasutada ära seda sama huumust, mis sinna on ladestunud nüüd aastatega. Selle sama niitmise tulemusena, meil käis siin, ma arvan, 8 aastat selliti niidukid siia. Ja niiduke mees oli aus vend, ta ütles niimoodi, et täna me teeme siin, aga erajärvedel me teeme siis, kui kõrs on hapniku rohke, ta tõuseb pinda, kus me saame võib-olla 60-70% kätte niidetud kõrkast. Aga igal pool mujal üle riigi, kus on tellimustööd mingid, seal me teeme siis, kui ta langeb põhja või tähendab, ma ei jõua nii kiirelt seda kahvlit ette, et ma saaksin välja korjata, et 70% läheb põhja, 30% on välja. Aga see omakorda paneb selle taimestiku vohama ja annab nagu seda sama, mis me räägime, mis oleks kasulik täna meil, juhul kui me vee alla laseme, see sama muld valla puhulgi maha müüa või mida iganes, kasutada kompostiks. Kindla peal on üks kohti, kuhu teda saaks rakendada. Et ta kaob siin, kui lähe sealt, tuleb ka mingi tulu. Teistpidi oleks selle sama ala, mis me ära koorime, see 1,5 meetrit, kui me alla laseme selle ranna. Protsentuaalselt see ei ole väga suur osa, ütleme, kus inimene nagu tahaks ujuda järves. Et see kangab ära võtta ja mingi liiv peale tuua, kus see liiv siis tõesti toob nii palju neid samme, kui te ütlesite seal fosforid ja raudad võõrad sisse, et ta nüüd nagu räni ja just nii. No selle kangava katmine sellega, mul on Verebe järvega on hea kogemus, lasti 70 centimeetrit veetaset alda ja just oli see probleem, et noh, see on hästi populaarne ujumisala, eks ole, et inimesed ei saanud vette minna, taimed kraapisid kintsu ja väga ebamugav oli, et võtame sette välja, taimed välja, katame geotekstiiliga, paneme kruusa peale ja selle asemel tulid sinna need niitvetikad, mis on niisugune tatt ja plöga ja terve see ala, mis enne oli, eks ole, lihtsalt sul mõned taimed kasvasid, oli nüüd kaetud selle plögaga, nii et noh, tõesti nagu sa ütlesid, loodus kasutab ära võimalust, et seal on nüüd vaba ala tekkinud, et mitte need taimed ei tulnud, vaid tuli see tatt sinna ja inimestel oli veel hullem. Nii et noh, praegu on teil pehmeveeline järv ja taim, kui ta seal on väga hea, kui ta on.
et niisugust geotekstiiliga katmist taime kaldaala, mis on vee sees, seda ma küll ei soovitaks. Okei, kas selle lahendaks liiv näiteks? Liiv siis peab olema, noh ta ei saa olla ka igavene, eks ole. Ja liiv peab olema enne pestud, et me oleme jällegi näinud, mida sa nimetasid, siin tuleb see pesemata liivaga tuleb, räni lahustub küll kehvasti, aga kui sa tood seda liiva palju, ikka mingil määral lahustub, tuleb sul ränivetikate veeõitseng, mis on ikka ka vägev veeõitseng, nii et millist liiva tuua? Aga jälle küsimus, 30 või millal nüüd 90, kui järg tehti, toodi samamoodi liiv. Siis ei olnud pesemisvõimalusi, täna on pesemisvõimalus siin samas Türi lähedal olemas, liivale müüakse tehakse. Et ometigi see sama liiv, mis tookord pandi, see järg kestis enne esimesi neid samuseid niitmisi, nagu ma väitsin teile, masinaga. Imemasin Rootsist, mis siia toodi, see ei töötanud, siis hakkas vohama pilliroog ja läkski kontrollijad täiesti ära. Inimesed on rannas, nüüd enam veepiir. Oota, mis see läks ära, et pilliroog on paha või? No, ta ei pea olema nagu seal, jah, kus oli liivaala. No sellepärast hakkasid niitma seda ja kuna see ei olnud ära koristada ja ta ladestus põhja ja see annab ju lihtsalt juurde. No see on selle niitmise juurde minu arust absoluutne nõue, et sa pead selle taime eemaldama. No see tuleks jah, meil ei ole suhksid. Aga niidukmees oli aus, ta ütles, et 70 sõbrat läheb põhja. See on meie vahel jutt, aga nii on. Aga õnniks tellitakse, mina tahan leida saada. See Watermaster vist on Eestis ikka veel olemas. Vähemalt üks, mis on niimoodi niidab ja ta tõstab ta sellega välja ja võib proomikutega kaugele kaldale sõita. No jah, eks need on ka, ta on ka alles siis, kui ta on ära niitnud. Ja noh, ta ei hakka terve korseerimas, ta ootab ka mingit suunda tuult, et see lükkab teile kuskile selle kokku ja siis ta veab välja, aga selle aega ladestub ikka päris palju. Siin eelkõnelejad jutust mul tekkis see küsimus, et kui ilmselt tuleb sellest, et mereadru ju kasutatakse lähetisena ja edasi. Kas järvest välja võetud vetikad ja siis ka need setted ja need, kas need üldse kõlbavad millekski kasutada? Ideaalne. Ei, kõlbavad muidugi, jah. Aga no settestega on... Ja kas on ka mingeid ohtusid, et kas võid sisaldada midagi, mida nagu ei peaks kuskile? No taimede kohta ma ei oska öelda, et see on midagi halba saaks olla, aga sette kohta ma oskan küll öelda, et ja just teie puhul, sest ma rääkisin, et rauda on palju. Et on olnud niisugused lood, et on võetud sügava järve sete välja, viidud põllu peale ja tegelikult mitte midagi ei kasva. Ja just sellepärast, et kui on see sügav järv, ta on ilma apnikuta ja see tuuakse nüüd välja ja nüüd ta saab apniku ja nüüd ta seob selle sama fosfori, mis võiks olema taimedele väetis, aga ta on selle rauaga seotud ja ei kasva sul mitte midagi. Ja mina olen muuseas ise teinud oma peenramaga sama eksimuse. Meil tegime, et ma ei mäleta, mis järv see oli, ka üks reostunud järv. Tegime neid samasuguseid settekatseid, nagu ma kohta tutvustasin. Ja pärast neid katsed viisin selle sette oma peenrasse, sinna ei kasvanud enam mitte midagi. Nii et selles mõttes peaks nagu enne katsetama ja võib-olla enne peab teda laagerdama, aga niuke oht on jah, et kui ta on palju rauda, siis see seob sul selle väetise ära ja ei kasva sul midagi. Kelle peenramaale me viime? No ma arvan, et see kandva muda on ideaalne. Ma olen kasutanud ja täiesti toimib. Kas ta ei ole palju ka, et kui seal 1,5 meetrit alandaksin, siis 1,10 nõudlusega see on tehtud, et 15 meetrit lagedat maad tuleb ja ongi kõik. Veest nii ei hakka keegi setet välja kraapima. Kogused seal suured ei saa olla, jah. No kui 30 senti oli, te rääkisite, eks ole, see on nagu keskmine. Või oli see maksimum, et... See oli vist maksimum, või? Jaa, seal ei olnud väga üle 30 sentimeetrit. Ma arvan, et see ei ole nagu keeruline töömahult ka, see pinnas kätte saada ja asendada siis, kas siis liivakihiga. Et just rannaala on. Kui pannakse see pestud liiv, kas see, mis see annab 10 aastat rohuvaba, siis hakkab jälle trall peale. No 10 aastat vast ei kesta, ikka vähem.
noh, ühesõnaga, et see on nagu lühike lõbu. Kergem oleks võib-olla tänavakivi põhja panna või asfalteerida. see käis meil ka aruteludes läbi. No tegelikult see ongi niimoodi, et ega siis ju looduse vastu sa ei saa, et kui sa ei niida, siis jääb ju tugevam ellu sinna ja teised surevad alt ära. Kui sa niidad, siis kõik üritavad kasvada. Ei no seal on see küsimus jällegi, et kas te tahate linna basseini? No, see antud juhul ei ole basseini. See on jäägab. Looduslik veel. See on tehisjärv. Neid tehisjärve on teisi ka Eestis. Ja rannaalad võiks olla ikkagi inimlikud, mitte nii, et läbi padriku pealt ja minema, siis ei ole nagu point, inimene ei tule siia. Ütleme linnal, kui oma visuaali jätmise seisukohalt ka. Tihti inimene mõtleb, miks ma see Pilliroo taha murru ala viskan pikali, ma sõidan Pärnusse, ma tahan näha vett. Ja täpselt nii ongi. Täna on seal suvel 2-meetrine Pilliroo kees seid. No inimesi on meil erinevaid, et kes siis ongi, et kes siis helistavad kuldset liiva ja kes helistavad Pilliroogu, et noorem põlvkond nemad juba tahavad rohkem looduslikku asja. Me sellega iseenesest arvastasimegi. No meil on hea, teised pole järve minna, seal on täielikult metsistunud, palju, soga. Aga ees võiks olla kultuur, me ei saa niimoodi ka lihtsalt. Kas see ujumiskohtade asetus, kas see on nagu ütleme rannajoone järgi vaadates on need nagu normaalse koha peal, kus mõtlen seda nagu see lastebassein või mis oli nagu kinnine ala, ta jääb nagu nii soppi, kas see nagu ka soodustab seda taimede ja kõikide nende asjade vohamist? Vesiliikus on. Seda veel soojaks. Et see ta ongi nagu ütleme nagu umbne soolikas, seal on kõige suurem see taimekasv ühe pildi peal oli, kus oli vesikasvudes vajatud. See on taimedele soodne, jah. Et kui ütleme tuua nüüd see lasteala nüüd ütleme rohkem keskele, et seal tekib siuke väike neem, et kas see nüüd see veevooluga, et ta vahetub see vesi paremini seal. Täpselt see maa selle projektiga on. No ega see vesi ei vahetada, lihtsalt lainetada. No selles mõttes, et ikkagi mingi ringvool ju tekib ju. Ei, ma ei usu, et see on ringvool, see on lihtsalt lainetus, loksutab seda. Siis tuleb lainemasin. Palju lapsi tuleb vaja. Nii palju lapsi tuleb, et ja pardid tuleb ära. Inimesed ei uju. Ja flooriga suht ka Siin, läbi. Ei no selles suhtes ongi, et need tehisjärgi ka aegu, kui ta ikkagi loodus teeb oma töö. Karjäärid lähevad ka umbe. 10+ aastat tagasi toimusid meil siin iga üle aasta vähemalt olid jetivõistlused ja sõideti jettidega, teiselt pool ujujaid ei olnud. Ja pikam ujujad, kes ümber saarega ujusid, ütlesid ideaalne, puhas on. Ja nagu liikumine ja null oli, hakkas vahama ka täpselt samamoodi. Muidugi see Võistlustega luksutas korraks puhtaks ära. See ta ju vee segamine. Ei noh, see on väga lühiajaline mõju, tegelikult noh, loodus toimub omamoodi, see tegelikult seisuveekogu on üks kauss, mis talletab orgaanikat, mida toodetakse kasvuperioodis. Ta läheb niikuinii, eks ole, rammusamaks. Niikuinii see sete tekib, nii et kas sul seda jetit kasutada mitte, see noh, lühiajaline, nagu nii ka. Aga mis see prognoos siis on selles mõttes, et kui me niidame seda järve ümbrust 2 korda aastas, me seda paju ei võtta, mis see prognoos siis on, et kui inimene jalutab õige järves, põhimõtteliselt mingite väga väheste aastate pärast ei ole enam võimalik üldse nagu näha seda järve. Et kui täiesti lasta kõik lihtsalt kasvada, et see ei ole ka nagu minu meelest nagu mingi variant. Et järv ikkagi ju tehti, see tehisjärv ikkagi tehti inimeste jaoks selles mõttes, et praegu ei saa enam keegi ujuda näiteks ümber selle saare, sest ongi seda massi, mis seal kasvab, on lihtsalt nii meeletult. Et kõik ongi tegelikult metsa kasvanud, et see ei ole nagu ilus ka. Ja see sama, ütleme siis see, mis jääb sinna, jääb siis nüüd selle Wiedemanni tänava ja siis selle laululava vahele, see alaks on praegu see jalgpalliväljak, eks ju. Et kas siis seda hakatakse ka niitma 2 korda aastas maks, kui sinna tuleb igasugune promenaad ja muud ilu-lilu, mis seal nagu selles projektis oli. Kuidas see nagu võimalik on, kuhu, siis on projekteeritud sinna mingid kraavid, et
kuidas siis see hakkab toimima. Et kui me teeme nagu midagi ilusat ja me nagu ei niida seda, siis loodus võtab väga kiirelt kõik üle. Et me oleme kõik näinud maju, mis jäävad seisma, loodus väga kiirelt võtab kõik üle, kui me üldse ei hoolda. Ja teine asi on see, et kui inimesed, seal samas näiteks seesama Keskkonnaameti tagune plats, me elame seal kõrval, me näeme täpselt nagu aastaringi, mida ja kuidas see toimub, on ju. Inimesed tulevad sinna kevadel, kui on esimesed soojad ilmad, nad panevad oma tekid maha, nad teevad oma pikniku, nad istuvad, nad naudivad seda, aga kui me laseme nagu kõik nii käest ära, inimestel on väga palju probleeme oma puukidega, mis on nagu päriselt, see ei ole välja mõeldud teema, et keegi tahab, ma ei tea, mida iganes saavutada, aga see on päriselt nagu väga suur probleem. Me ei saa lasta minu meelest nagu lihtsalt loodusel üle võtta kõike, mis on inimestele. Nagu rannaalas ja ümber järve ei ole seda probleemi tehagi ja niitmine, see ükskord nagu, see on ettepanek niita järve ju seest taimestikku ja 2 korda siis äärealadelt ka vee seest ikkagi selles mõttes. Ääreala tähendab seda veeäärset või? Äärealast me niidame ikkagi 2 korda või korra kuus vähemalt. Sellest ülejäänud alast. Ei mõtlen selles, et kas nüüd kord aastas niita nüüd järv, ütleme veepiirist nagu ütleme siis nagu veepiirist nagu sissepoole järve, sissepoole ka ära või laseme tal kasvada ikkagi. Et noh, ma saan aru inimest jutus sellepärast, et see järjest kasvab suuremaks ja suuremaks. Et kas siis sügisel maha niita nüüd nii kaugelt kuulatad need kõrkjad. No selle jaoks peab olema spetsniiduk, et noh, et mitte sinna järve ronida, aga kaldal pead kas või poolniidukiga ära niita, noh see eeldab ka seda, et siis ta jääbki sinna, sest me ei korja seda välja. Kas see annab mingit efekti? See on põhimõtteliselt tegelikult kohe väärtis. Sest need niidukid, kes meil siin nagu järvesid puhastab, no need ei puhasta niimoodi ära, nagu noh, ma olen vaadanud siin YouTube'is mida iganes, on niidukid, mis noh, niidab ja elevaator toob ta kohe välja. Põhimõtteliselt ta nõrgub ära ja kohe toob välja, et ta ei jäta seda sinna. Et noh, sellised niidukid peaksid olema siis, kui seda järve allast puhanud, noh puhtanud. Aga meil vist Eestis ei ole suksed mulle. Ma ei ole küll puhanud. Sest on need täitsa tavalised rooniidukid on jah. Ei, meil on see Watermaster on ju olemas. Viljandis ta niidab 2 korda aastas minu meelest. Tal on need argid ees. Ja noh, sellega toob lihtsalt välja jah. Aga noh, see on ka niimoodi, et ta niidab maha ja siis ta korjab kokku. Ma just eelnevalt rääkisin. Õigem on see, et ta niidab ja kohe elevaator toob ta välja. See peab koheselt toimuma, mitte niimoodi, et ma viin vikati kaldale ja lähen võtan siis selle maaratsi nii-öelda. Mina olen näinud Viljandis, ta nii teeb. Ta toob, ühesõnaga ta teeb ära, eks ole, siis tuul ajab ta kuhugi serva ja siis ta käib üledustalt, toob välja. Jaa, aga selle ajaga ladestubki suurem osa tegelikult põhjagi. Ma teile enne väitsin, töömees mulle rääkis ja ta ei valetanud. Ta ütles 70% sõbrake läheb mul põhki, aga seda mitte keegi ei näe. Aga see on minu leid ja sellest on ei räägi. Ta toobki palka peale nõrguma ja siis korjad kokkuda sealt. Aga noh, lihtsalt mõtlen seda, et siis ikkagi veepiirist nagu järve mitte ronida siis. See juba on. Et noh, kui võimalik, siis niita veepiirid. Tähendab, täna on tark mõte see ikkagi. Laste see vesi seal 1,5–2 meetrit alla ja võimaldab palju seda sama võtta juurestiku, taimestiku kallast, kus me ei taha näha seda võtta metsa ees. See on lihtsalt välja vedada puht füüsiliselt. Augustus kummaga tegelikult. See on ainult variant. See on kõige efektiivsemist, jah? Vestööliive asemele. Tehnoloogia ja loodus kokku saanud. Kui me rannaala tahame sinna. Terves vastuses ei ole rannaala. See mul on. 10 aasta pärast kasvab tagasi, 10 aasta jooksul. Hea näide on siinsamas Liivamäe karjäär, kus võeti liiva välja pumpadega ja nüüd on 4 aastat ei ole, 5 aastat ei ole sealt kaevandatud. Täpselt sama kui mets on peal. Sest loomast ei tule töö. Roheline löga ujub ringi. Jah, ja roheline löga ujub ringi. No skuutritega nad käivad selle jah, seda vett keetmas seal, aga see on loodus võtab ruttu omas. Teeme võimaliku parima lahenduse. Ja mis on ka taskukohane, et me projekteerivad või tean, kes siis seda raha maksab. See vee alla laskmine ja ma arvan, see boorimine on kõige nagu efektiivsem lahendus.
noh, see meil praegu hetkel on plaanis. seda paju ka muidugi tohiks üle mõistus lasta kasvada. ja jääbki kasvama. see on vale. ja ongi meil siis mets lõpuks tegelikult. see on inetu. no seda ei pea lausaliselt laskma, mõned kohad ikkagi puhtaks jätta. aga paju töötab väga hea efektiivse pidurina ja looduskaitse mõttes hästi ja hoiab vett puhta. ja no ma ütlen, teil on tundlik järv, loodud on probleem. tundlik järv on pehmeveeline ja see inimene mõjutab väga palju seda. Läheb ühe kvaliteedi hüppega, läheb teise otsa ja siis on palju rohkem probleeme. Need allikad toidavad ühest horisondist või mitmest horisondist, seda ju ei tea keegi. Seda ei tea. Juhtub, et keegi paneb kuskil suurema puurkaevu ja on see järv tühi. Lööb horisond tühjaks. Need allikad on, ma arvan, ikka 6 allikat. Saare juures peaks olema. E-proovide järgi võiks arvata, et seda vett tuleb ikka erinevates kohtades, sellepärast et me võtsime, et erinevad põhjakaevud, erinevatest kaevudest tulid erinevad näitajad, aga see, mis seal järves oli, see oli justkui nagu segu neist. Et mõned asjad olid ühe järgi, mõned asjad olid teise järgi. Et see nagu annaks sellise vihje, et seda vett tuleb ikka erinevatest kohtadest. Puudustadest ei ole. Sest tegelikult ega see sondides on juba ju allikad sees ju. Jaa, allikad on. See on ju, see vana jõesänd, tähendab see järv on tegelikult vana jõesänd. See jookseb siit samast teest, kus on hüppetorn. Hüppetorni all on 4 suurt allikat. Ma nägin ehituse käigus. 2 tükki on siin Keskkonnaameti maja juures ja 1 on saare lähedal, aga see on nii palju sügaval. No see vett tuleb piisavalt peale tegelikult. Alguses see järv ju oligi läbivoorsena mõeldud, eks ole, aga siis kui auks sai valmis kaevatud, see oli juba järvekohal põhimõtteliselt. Saar on sellepärast, et lihtsalt raha sai otsa polnud nii palju raha, et korterid ära rääkisid need, kes täpselt. See ei olnud planeeritud. Tavaliselt nii tehakse, jah. Aga nii näeb välja. Aga see silla mõte saar oli väga vast hea. See ei ole väga õige vahend. Kuule, aga võtame siis päeva kokku. Praamiühendus. Seda slaidiga kuskilt jagatakse. See on Janelele saadetud. Võite panna. Jah, seal on need kommentaarid. Aitäh uurijatele ja aitäh tulijatele. Tuba püvelis. Kellegi oli lihtne maksmata. Sealt saab lülitit vajutada ja see hakkab põlema ka. Mineviku tund. Merle. Vabandage, mul on üks küsimus teile veel. Enne rääkisite siin, et kuna hapniku sisaldus on hästi oluline. Aastaid tagasi, võib-olla 15, rääkisime väga alaselitse spetsialistiga ja ta soovitas talle, me tahtsime teha jäärada ja liuväljad ja uisuraja. Ja see vend ütles 2 käel, et tehke jumala pärast, see on ainult super. Ma ei tea, miks, et kalapidi saama hapniku taimestik, hapniku, kus on puhatud lumeala nii-öelda. Vastab see tõele, on see õigus? Mitte taimed, vaid need samad vetikad. Kui on talvel puhas jää, siis nendega juba valgust jätkub ja nad tulevad sinna hapniku tootma, jah. Taimed ei tule, sest see on nendel liiga vara. Aga mikrovetikad küll tulevad, jah, see on hea. Kaladele? Jah, no siis on hapnikuga küllastatus ja elavad ilusti. Nii, aga siis väikejärvedel kasutatakse ju mingit kalaliiki, mis sööb taimestikku. Ega neid väga ei ole, neid tuuakse Kaug-Idast sisse. Valgamool. Aga kas see on väga kulukas ettevõtmine ja jääte taime? Haugid on odavamad ja... Ei, no aga miks? Taimed on ju head, ärge tooge seda valgamooli sinna. Sööb teil puhtaks selle. Me läheme varustust ostma haldust.